Tänases saates külaline Stefan jagab sellest, kuidas kuulutada evangeeliumit tänavatel. Kas meile kõigile on see üleskutse antud või on olulisem osadus Jumalaga? Tere tulemast tagasi vaatama saadet Meistritöökojas. Meil on hea meel, kui oled meid kuulamas. Minul on suurepärane hea meel tervitada meie saatekülalist täna Stefan. Tere tulemast! Tervist! Kuule, super hea meel, et sa oled tulnud. Võtnud vastu väljakutse, võtnud vastu selle kutse, küll ootamatult isegi, oma kiire elu ja kõige raames. Stefan, sa oled noor mees. Kust sa tuled? Kes sa oled selline? No, aitäh, et sa kutsusid. Suur au on siin olla. Ma tõesti olen noor, varsti juba vana. Ma olen tervelt 20, varsti olen 21. Aga ei, ütleme nii, et ma olen tegelikult Luteri poiss Rannamõisa kogudusest, et siuke rahulik, tagasihoidlik ja... Tääl on võib-olla kübeke muud ka. Ja ega ma otseselt nagu praegult ei olegi väga enam nii kiire elutempo, et siuke natuke ühte, natuke teist. Millega sa tegeled igapäevast? Kas sa õpid, kas sa oled tööl? Jaa, praegult ma käin tööl ja samal ajal ka tegelen sellega, et ma just mässan väga palju Eesti maastikul nagu noortega ringi, just kristlikul maastikul ja panustan noortetöösse ja igal pool mujal, nii et siukest natuke kõike. Väga lahe, väga lahe. Ma saan aru, et sa tegelikult oled osa ühest organisatsioonist ka ja seal sa oled teenimas, Mission Europe on selle nimi. Just nii. Ja siin on ka mitmeid üritusi, mida sa oled läbi viinud, kus sa oled osa olnud, et natuke vii meid läbi sellest, et mis protsessis sa just teenimises oled olnud, mis üritustega sa oled kokku puutunud, et millest teaksid, kes seal taustal on? Jaa, absoluutselt. Olen osa siis Mission Europe'ist, mille siis rajas Joel Rinnaru Eestisse. See tuli siis üldse nagu Kalevi Lehtineni, mingi Wild Soome evangelist, kes oli crazy vend. 91. aastal nagu rajas ta siis nagu selle ise ja siis Eestisse siis Joel nagu rajas ka selle ja ta kutsuti sinna. Ja siis nüüd selle sügisel oli hea vestlus Joeliga ja siis me oleme nagu, et davai, et see on see samm, kuhu astuda. Ja siis ma astusin nagu sinna nagu justkui nagu tööpartneriks kõrvale siis nagu Joelile. Ja selle alt me oleme teinud igasuguseid huvitavaid üritusi, näiteks seesama pilt on mingid, üks esimese asja oligi nagu, me teeme üle 4 päeva, teeme Missioni keskuses Tehnika tänav 115, teeme siis palveüristusõhtuid ja ongi just nii, et saame kella 7 kokku ja siis nii, kuidas püha vaim juhib, et on neid, kus on olnud tundide viisi vaikust, on neid olnud, kus lihtsalt inimesed on pikali maas ja naeravad, on neid olnud, kus lihtsalt on nagu hea ülistusaega, lihtsalt Jumala pühadus langeb ja nagu väga siuke huvitav aeg on, et kunagi ei tea täpselt, mis juhtub, aga noored tulevad kokku lihtsalt oma vabast ajast, kunagi ei tea, kes tuleb ja kas tuleb, aga alati tuleb. Kes sinna oodatud on? Kõik, kes iganes tahab, et see ongi lihtsalt see, et me pole piire pannud, me vahepeal viskame infot välja ja siis inimesed lihtsalt ilmuvad kohale. Kust ma seda infot võiks lugeda? Näiteks ma arvan hea koht, kus tuleb infot kätte saadalt on Instagramis, mis ongi lihtsalt Mission Europe Estonia ja siis sealt saab nagu seda infot kätte, et sinna me viskame. Väga lahe, aga ma tean, et on mingid suuri üritusi ka, ma tean, et isegi sul on endal olnud üks unenägu, millest sündis välja see, et tuli mingisugune üritus. Jaa, üks üritus nagu püha kutse, ma arvan, et päris paljud noored teavad seda. See oli lihtsalt imeline, kuidas see sündis. Oli nii, et ma tulin tagasi Saksamaalt, pärast räägime sellest ka, aga siis ma olin nagu, et Jeesus, et tahaksite näita mulle midagi või tahaksite unenägu näha või lihtsalt tahaks olla osaduses sinuga siis, kui ma magan. Ja ma olen suhteliselt sina peal unenägudega naguni. Ja ma mäletan, ma jäin magama ja siis ma nägin ühte nagu üritust lihtsalt silme ees nagu lihtsalt täielikult enda nagu unes. Ärksin üles ja kõik oli meeles, mis seal unes toimus ja ma olin nagu, et okei, seda peab tegema. Ja siis, kuna mul on vapustavad sõbrad, kes on sama segased, kui mitte segasemad kui mina, siis nad olid nagu, et jaa, okei, see visioon, jah ja amen, me lähme selle taha ja me teeme seda. Ja siis oligi, lihtsalt hakkasime korraldama sükest nagu nii tugevat evangeelset üritust ja see, iseenesest muidugi siin olid oodatud ka mittekristlased, aga suurem fookus oli kristlaste peal, sest et väga tugevalt ma tundnud Eesti maastikul seda, et on siuke natuke veega segatud evangeelium, et natuke lastakse lõdvalt ja siis kuidagi Jumala pühadus kaotatakse ära või lihtsalt see isiklik osadus või nagu lastakse natuke liugu mingite asjade pealt. Ja siis pühakutse eesmärk oli lihtsalt toores evangeelium, et mis see hind päriselt üldse on. Ja esimest korda me tegime selle metodisti koguduses kirikus ja me lihtsalt promosime seda välja Instagramis ja sotsiaalmeedias ja käisime noortekatel rääkimas, aga meil polnud õrna aimugi, kas keegi tuleb üldse kohale. Aga siis üllataval kombel Jumal tõi põhimõtteliselt 200 noort kohale, igalt poolt üle Eesti. Ja me olime nagu, et oi appi nagu. Ja siis oli nii metsik, nagu see oli väga eriline, seal inimesi, kes sai terveks ja puudutatud. Ja siis nüüd aprillis, 2025. aasta aprillis siis, oli siis teine pühakutse, mis toimus Nõmme baptistis ja see oli ka eriline aeg, lihtsalt Jumala pühadus langes ja inimesed olid, kes said vabaks ja seal oli kohal lihtsalt kusagil, ma pakun 100 noore kanti või midagi.
et siuke päris lahe nagu. Täiesti time out. Okay. Selles osas, et see on ülivägev ja täiesti nii lahe on näha seda, et sa oled ise hullult põlev nagu Jeesusele, seda on näha, kuidas sa evangeliseerid, kuidas sa korraldad üritusi, sa saad mingisuguseid unenägusid ja selle arvelt sünnivad sellised asjad, kui mitmed sajad noored tulevad kohale ja Jumal puudutab neid. Time out korraks nagu, et mis siin sünnib nagu, et kuidas sa üldse ise usu juurde tulid, kus sa täna nagu oled nii suuresti teenimises, et kuidas sa üldse said tundma Jeesust? Jah, see on suhteliselt siuke suur ime, ma ütleks, et see on ma olen nagu Jumala armuprodukt sajaga nagu. Aga ma sündisin nagu siuksesse poolkristlikusse pere, isa ei ole kristlane, ema on kristlane, siis ma kasvasin üles siukses nagu ikkagist nagu kristliku perevaadetega või ma nagu käisin kirikus ja käisin paaris pühapäevakooli tunnis ja nagu ma teadsin kõike ja vanaisa oli mul pastor Saaremaal ja nii edasi. Aga siis, mida nagu vanemaks ma sain, seda rohkem ma olin nagu, et joo, et okei, et nagu see Jeesuse värk on lahe, ma isegi usun, et Jumal on olemas, aga isegi kui ta on olemas, siis ta väga, vist ei armasta mind nagu, sest et mul ei olnud väga hea nagu pereelu, mitte sellepärast, et nagu oleks nagu olnud halvad vanemad midagi, lihtsalt üks on kristlane, teine ei ole kristlane, siis on väga palju nagu põrkumist nagu. Ja siis ma olin nagu, et okei, aga suva, et nagu ma siis tegelen nagu muude asjadega, et see Jeesuse värk on lahe, aga see on siis vanadele inimestele naguni. Ja siis ma hakkasin mängima videomänge, olin koolis, olin siuke lihtsalt nagu siuke sõbralik, hakkasin spordiga tegelema, langesin niisugust siis, kui ma olin 10 või 11 või isegi 12, hakkasin pornograafiat vaatama ja olin nagu lihtsalt täiesti nagu teises äärmuses. Ja samal ajal ma ikkagist uskusin, et Jumal on olemas ja siis ma isegi palvetasin nagu iga õhtu. Ehk siis nagu justkui nagu kristlane. Ja siis oligi nii, et käisin isegi kristlikes laagrites ja tegin ilusat nägu. Aga kus selline nagu meelemuutus toimus või nagu see, et kui mõelda nagu su elu mõttes tagasi 8 aastat, see nagu ei ole nagu kes teab mis pikk aeg, et kuidas see nagu niimoodi on saanud, et sa täna oled seal? Jah, see olin 14, olin ühes noortelaagris ja siis minu meelest oli Joel Reinalu, kes rääkis seal ka ja ta rääkis Jeesusest ja ma olin kusagil saali taganurgas, istusin kägaras ja lihtsalt püha vaim langes mu peale nii metsikult ja ma lihtsalt hakkasin tundsin nagu sellist Jumala armastust ja liigiolu ja ma lihtsalt hakkasin nutma ja siis üleöö lihtsalt nagu need asjad nagu muutusid ja mõnest tekkis sisse siuke nagu igatus ja tuli ja siis nagu kui ma olin 14, siis mul tekkis igatus inimestele rääkida Jeesusest ja ma hakkasin nagu natuke käima selles, aga siis see kestis natuke aega, umbes pool aastat ja pärast seda ma lihtsalt ärkasin üles mingi metsiku tugeva inimhirmuga ja siis 4 aastat enda elust ma olin jälle siuke nagu väga kinnine ja mitte väga julge kristlane ja väga nagu siuke eemal astuv sellest ja siis aga siis nagu oli uuesti üks hetk, kus Jeesusest oli nagu, et okei, inimhirmul on nüüd aeg nagu kõik su elust ja siis läks nagu toimus plahvatus lihtsalt vaimulikult. Uskumatu, täiesti nagu ülilahe ja see, kuidas me juba selle väikese minutite ajaga oleme saanud sellise ülevaate nagu sellest, et mida Jumal teeb, mida ta on su elus teinud ja kuhu sa oled täna jõudnud. Üks asi, mida sa nimetasid, on see, et evangeliseerimine inimestele ja ma arvan, et võib-olla kristlaste jaoks selline natuke öeldakse, et issand, kui see karikas võib virust minna mööda, siis olgu see tänava evangelism. Et sina kindlasti ei ole see, kes on selle karika lasknud ennast mööda minna. Oled selle lausa võtnud ja tõmmanud korraliku sõõmu alla, et ma tean, et väga selgelt sa käid tänavatel, sa käid evangeliseerimas, sa käid ka välismaal seda tegemas. Jah, on olnud paar võimalust. Näiteks Saksamaal oli, aga see evangelismi teema oli minu jaoks ka tabuteema. Ma ütlesin, et kõik tänava evangelistid on segased peast ja nad rikuvad Jeesuse pildi ära ja Jumal on hea huumorisoon ja ilmselgelt nüüd ma olen üks nendest segastest. Et see on nagu nalja saab. Aga jah, neid võimalusi on nagu lihtsalt Jumal nagu näitas mulle lihtsalt selle ilu ja võlu. Et okei, et mul on nii hea Jeesusega, kogudustes meil on nii hea, aga inimesed tänaval on lihtsalt upumas ja suremas patu ja nagu hukatusse ja lihtsalt lootusetusse. Ja see on nagu, et mida me teeme nagu? Et mul on vastus kogu maailmale ja ma lihtsalt olen nagu, et ei, ma ei anna seda kellelegi, et mul on hea siin püha vaimuga. Päris ei tööta nii. Ja mul on lihtsalt nagu metsikult lahe nagu näha lihtsalt nagu eesrindel nagu neid segasid evangeliste, kes läksid ja nägin, kuidas haiged said tänavatel terveks, inimesed hakkasid nutma, andsid enda elu Jeesusele. Ja kui sa näed, et inimesed annavad enda elu Jeesusele, pole mitte midagi selle sarnast siin maailmas. See lihtsalt nagu, see rikub su elu lõpuni ära, kui sa seda näed. Sest see on nagu, et okei. Kõige paremas mõttes. Ja nagu Jumal, nagu see on nagu hea, nagu et sa oled nagu maailma jaoks rikutud, nagu sa ei saa enam tagasi astuda. Pärast seda sa oled nagu, et okei, nagu see on see ja siis on nagu vaja nagu selle järgi minna nagu. Ja lihtsalt tuua nagu konteksti, et ma saan aru, et te olete seda teinud Eestis, ma saan aru, et sa oled teinud seda ka välismaal. Üks kihvt lugu on sul Saksamaalt sellest, kuidas te läksite ja siin on pilt ka sellest, et sõitsite paadiga jõe või mere peale või kus iganes lahe peal olite ja siis te evangeliseerisite läbi ruupori inimestele, kes olid rannas. Just nii. Et ma olin Saksamaal olin 2 kuud, sain olla ühe vapustava tiimiga, sain aidata neid krussaadi korraldada ja siis me tegime igasuguseid nagu
nagu evangelistid on segased ikka, teevad igasuguseid lõbusaid asju ka seal vahepeal. Ja see oli üks nendest lõbusatest asjadest. Ja me siis rentisime paadi ja läksime siis nagu siis selle veekogu peale ja võtsime ruupori ja jutlustasime siis... Mis peab valesti minna? Mitte midagi, iseenesest justkui. Aga seal oli nagu see, et ma olin terve Saksamaa aja olnud nagu, et ma tahan anda sulle kogu oma elu nagu. Ja nagu päriselt mõtlesin seda. Ja siis oli selles pildis, siis ma pole seda lugu väga jaganud, aga ma täiega tunnen vabadust jagada seda siin. Aga oli nii, et paadiga sõitis siis kaldalt mingi vend välja ja sõitis nagu otse meie poole. Ja me oleme harjunud sellega, et inimesed nagu kisavad või ütlevad midagi pahasti. Aga see vend pani hoogu juurde ja sõitis laksti meie paadile külje pealt sisse. Ja siis üks kutt, kes oli 14-aastane, kukkus vette paadi pealt maha ja siis me ülejäänud olime, et okei, mis me nüüd teeme, et me ei saa nagu mitte midagi teha, et meil pole kuskile minna, vette hüppad, ei tea, mis juhtub, paati ka ei saa jätta, siuke nagu natuke probleem oli. Siis see vend tagurdas ja sõitis uuesti meie paadile otsa. Ja siis ma olin nagu, et ja ma mäletan, minu süda langes nagu saapa säärdes. Ma olin nagu, et oota, appi. Veits hirmus nagu. Ja siis keegi oli seal, et Jeesuse nimel kao minema või midagi. Ja siis see vend nagu jäi nagu rahulikuks, tõmbas sinna paadi tagasi. Ja siis ta pani joonele enda paadi selle kutiga, kes vette kukkus. Ja me alguses mõtlesime, et okei, et see vend saab surma nagu. Aga siis see vend lihtsalt pööras ümber ja läks minema. Ja siis me saime selle kuti saime veest kätte. Ja ta oli oma hüppeliigesele viga teinud. Aga tead, mis Jeesus tegi, selle laksti seal terveks ka nagu. Nii et see vend oli nagu, et mu valu on 60. Okei, ma jalg enam ei valuta nagu. Siis ma olin nagu, et okei, tänu Jeesus. Nii et ja pärast seda ma mäletan, ma tundsin sihukest hirmu ja ma olin nii pahane enda peale, et kuidas ma saan nagu öelda, Jeesus, ma annan sulle kogu oma elu, aga siis ma tunnen hirmu. Ja siis ma lihtsalt mäletan, kuidas pühavaim ütles, et et nüüd on küsimus, mis sa teed selle hirmuga. Ja siis ma olin nagu, et see on hea point ja järgmine päev me olime Mika tänavatel ja kuulutasime evangeeliumi. Et see oli nagu see mõte, et okei, asjad on hirmsad, nad täiega tekitavad väljakutseid, aga nüüd on küsimus, kas hirm kontrollib sind või sina kontrollid enda hirmu. Ja kui sa astud sellest välja, siis see tapab selle ära ja sa oled nagu, et ma olen vaba. Ja see nagu soodustab sihukest nagu ekstreemset eluviisi ka võib-olla Jeesusega. Sa oled uskumatu tüüp esiteks. Ma arvan, nagu mitmed, kes praegu on kuulamas, vaatamas, nii mõnelgi on karp sõna otseses mõttes lahti nagu selle peale, mis nagu sünnib. Aga see, kui nagu vabalt sa nagu räägid sellest ja seda elad nagu välja, on hullult suureks nagu julgustuseks just selles mõttes, et see ongi see elu, mida meid on mingis mõttes ka kutsutud piiblivalgel elama. Kas meil on kõigile selleks nagu antud seda pagast, mis sulle on, ma ei tea, aga see samamoodi ei ole tulnud ei millestki justkui, et sa oled kasvanud selle sisse täna ja sa oled praktiseerinud neid asju, sa oled Jeesuse koos seda läbi elanud ja ma tean, et nende olukordade keske minemine ka sellistele võõratele üritustele minemine, nagu siin pildil taustal meil on, ei ole sinu jaoks samuti võõras. Et korraks vii meid nagu kiiresti paari sõnaga läbi sellest ka, et mis sündmus Kultuurikatlas oli ja kuidas te seal saite olla valguseks? Jah, see oli mingi üritus, mis Instagram mulle promos, Truth of Now, mis oli universumiga ühendumine, siuke Buda stiil, muusikaline asi ja inimesed olid mingi pikali maast seal ja kogesid mingid värinaid asju. Ja siis me mõtlesime enda sõpradega, et nii lahe, lähme evangeliseerime seal. Ja ma alguses mõtlesime, et me lähme nagu üritusele kohale. Ja siis me nagu, et lähme hiljem. Ja tõitsime minna kohale, ootasime üritus sai läbi ja lihtsalt jalutasime saali sisse ja hakkasime mingite inimestega nagu rääkima, küsisime, mis kogemus neil oli ja saime palvetada nende eest. Ja siis sama seal värvilises 6 meest seal taga oli siis see vend, kes seda läbi viis ja saime siis selle venna kätte ka ja saime talle jagada evangeeliumi, saime palvetada ta eest ja siis see oli nagu päris vahva nagu, see oli siuke 007 värk nagu. väga jõhker nagu ja ma arvan, et see on nagu nii kihvt osa sinust ja nii kihvt osa just nimelt sellest, et kui elavalt sa elad seda välja, kui lihtsaks sa selle mingis mõttes nagu sõnastad, et lihtsalt sõpradega mõtlesime, läksime, tegime, palvetasime, inimesed terveks päästatud, et see nagu, see kõlab nii nagu kuidagi uskumatult lihtsalt, et kuidas see saab niimoodi olla? See on evangeelium. Nagu see on ainu käsi. Kui sa mõistad evangeeliumi, mis on nagu evangelismi juures on nagu täiega hea nagu seda minna ja teha, sest sellel on vägi, aga kui sa mõistad evangeeliumi nagu lihtsalt enda ihus ja vaimus, siis sa arvad, okei, ma olen esmalt poeg ja siis see paneb sind siuksesse seisusesse, kus sa oled, okei, see ongi nii lihtne ja siis see lihtsalt lähebki sust välja nagu, et seal pole nagu inimesed tahavad seda super keeruliseks teha, aga tegelikkuses see on lihtsalt nagu siuke, et mine ja pane hullu koos Jeesusega nagu. Kas ma pean ennast tundma halvasti, kui ma seda ei tee? Ei, absoluutselt mitte. Seal, aga sul võiks nagu olla see, et okei, et miks ma tean evangeeliumi, mis selle mõte on, et kõik ei pea olema mingid metsikud segased tänava evangelistid, aga kõik on kutsutud olema Jeesuse tunnistajad. Ja sellest räägib Piibel 4 erinevas evangeeliumist, et minge ja kuulutage evangeeliumi, minge ja rääkige, minge ja tehke terveks haiged. Et nagu see nagu baas Kristuse pagas peaks olema see, et sa jagad evangeeliumi,
haiged võiksid terveks saada, kurjad vaimud lähevad välja. See ei ole nagu välja valitutele, vaid see on lihtsalt uskujad saadavad need tunnustähed. Ja see minu meelest on nagu lihtsalt ilus, sest et kui me usume ja veedame aega Jeesusega, siis see lihtsalt järgivad meid ja see ei ole midagi, mida me taga ajame, vaid see lihtsalt tuleb kaasa, see on loomulik osa meie elust. See on vägev, esiteks, Stefan, et sa elad seda niimoodi välja. Ma selles mõttes täiega tahan nagu julgustada ja tunnustada sind, et sa teed nii õiget asja. See, kuidas sa sellest kõneled, see, kui selge on sinu nagu visioon selles, see on imetlusväärne. Ja nüüd on see, et kui sinna taha saab veel sellise tugeva teadmise juured viia sügavaks, see on nagu see, mida me tahame. Ma tean, et selline asi on sul plaanis ka. Sul on soov minna piiblikooli. Just. Räägi mulle natuke lähemalt sellest. Ja, Jumal kõnetas mind väga tugevalt ja siis nüüd 2025. aasta juulis lähen Jaapanisse Awakening piiblikooli ja olen aasta aega seal ja lihtsalt viin ennast süvitsi piiblisse, evangelismi ja kõikidesse nendesse piibelike teenistusse ja lihtsalt lasen nagu ennast viia nagu sügavamale kui kunagi varem. Kui kaua see kestab? 8 kuud, ehk siis püsike põhimõtteliselt aasta, aga 8 kuud. Ühesõnaga, me lihtsalt tahame nagu siin meistritöögas öelda ka seda, et me oleme täiega sinu selja taga ja meie kuulajatele, vaatajatele ma tahan öelda seda, et kui sa tahad toetada Stefanit sellele tee minekul, siis see osa tuleb välja täpselt sellisel ajal, et see ajavahemik on olemas, saad talle kirjutada, saad temaga ühendust võtta, kirjuta meile, et kuidas ma tahaksin teda toetada, julgustame seda väga tegema, sest et nagu kui vaadata selliseid mehi, kes on täiesti nõel heina kuhjas meil siin Eestimaal, kes lähevad saama veel juurde seda, et tuua seda meile tagasi. Ma arvan, et see on koht, kus meie saame panna õla alla ja ma tean seda, et ma ise tahan seda teha samamoodi. Kuule, aga üks asi, mis meistritöögas meile veel, et võib-olla kui mina peaksin sind kirjeldama nagu mingisuguse tööriistana, siis no ma ei tea, kui sa Kuvalda ei ole, siis ma ei tea, mis sa oled. Sa oled läbi igasugustest barjääridest ja kalju on ees, võtad kirka ja lõhud ennast sealt läbi. Aga kuidas sa ennast ise näed? Mis tööriistana Jumala riigis? Ma ütleks teist nagu haamer võib-olla. Et päris Kuvalda ei ole, see oleks liiga raske, ma nii paks ei ole. Aga ei, tegelikult ma ütleks nagu haamer. Haamer on nagu päris tore, et see on nagu, ta on nagu multifunktsionaalne. Nagu. Sa saad sellega nagu paar halba naela nagu välja tõmmata, mis valesti on löödud ja saad paar tükki tugevamalt sisse lüüa nagu. Ja intensiivsus saab ka mõjutada. Ehk siis mul on vahepeal küll räigelt süke tunne, et pean nagu haamer olema mingite inimeste jaoks nagu või kuskil kultuuris. Aga ma ütleks nagu haamer on päris ilus ja nunnu. Väga lahe, ole hea. Me tahaksime tulla siin viimases saate osas selle juurde, et lihtsalt korraks nagu kõike seda peegeldades, mida sa juba oled rääkinud. Et ma ei tea, mis kuulaja tunneb, mis vaataja tunneb, aga mina tunnen väga tugevalt seda, ja olen kogenud seda, et mul on hirm inimeste ees. See, millest sina rääkisid, sa oled seda kogenud ise ka, et sul tekkiski mingi selline periood, kus sa väga selgelt tõmbusid iseendasse ja täiesti sa tundsidki, et sa ei saa mitte midagi välja jagada sellepärast, et sul on hirm. Ja. Kuidas ma peaksin sihukese asjaga üldse toime tulema? Mis sind vabastas sellest? No mind vabastas väga ekstreemne kogemus ja põhjus seepärast, et ma ütlesin Jumalale, et okei, Jumal, nagu, et mis iganes võtab, nagu ma tahan vaba sellest olla. Ja siis Jumal oli nagu, et okei, mis iganes võtab ja saatis mind Firecampi, mis oli põhimõtteliselt mu esimene evangeliseerimine oli Kõlariga Raekoja platsil 200 inimese ees evangeeliumi jagada esimest korda. Pärast seda lihtsalt mitte mingi asi ei tundunud enam nii hirmus ja see oli väga ekstreemne kogemus. Aga pärast seda nagu ma pidin uuesti nagu, see nagu võttis selle kooriku ära, aga siis ma lihtsalt pidin hakkama ise nagu selle hirmu kallal töötama. Et okei, et kui ma tundsin nagu hirmu enda sõpradele jagada evangeeliumi, öelda, et ma olen kristlane, siis ma lihtsalt oli valik mul teha, kas ma lasen hirmul ennast aheldada või ma lasen nagu Jeesusel ennast aheldada. Ja nagu mitte miski asi ei ole nii palju rohkem väärt kui Jeesus, nii et ma lihtsalt nagu hakkasingi nagu ennast nagu teadlikult ja toorelt suruma nendesse hirmsatesse ja nagu ebameeldivatesse kohtadesse, et ennast hirmu lihtsalt hävitada ja hävitada ja hävitada selliselt, et kui Jeesus ütlebki, et hei, nüüd mine Aafrikasse ja kui ma Eestimaal ei ole valmis kuulutama, miks ma peaksin kunagi Aafrikas olema valmis kuulutama või midagi suuremat tegema, et lihtsalt nii vähe mind kui võimalik ja lihtsalt ongi praktilised sammud, lihtsalt suru ennast läbi ja pane ennast meelega nendesse kohtadesse ja ma ei tea, nagu peaks töötama küll, ma arvan. Tänu Jumalale. Ma lihtsalt ise mõtlengi selle peale ka, et kas meid kõiki on kutsutud minema Raekojale ja 200 inimesele evangeliseerima, et saada sellest hirmust üle. Või võib-olla mul on hirm just nimelt sellega, mis sa ise nimetasid ka, et lihtsalt öelda oma sõpradele, öelda üks ühele inimestele seda, et kuule, et ma olen kristlane, et ma usun elavat Jumalat, kes on mind päästnud surma suust ja teinud mind elavaks. Amen.
võib-olla julgustust nagu küsida lihtsalt nendele inimestele ka, et kellel ei ole seda evangelisti kutset ellu antud, aga meil on kõigile kutse jagada rõõmusõnumit. Absoluutselt. Kuidas ma seda saaksin teha kõige efektiivsemalt niimoodi, et ma ei kardaks seda, mis see teine inimene minust, see üks ühele inimene minust arvab? No ma ütleks, et peamine asi on lihtsalt nagu isiklik osadus Jeesusega kõige esimene nagu, sest et sellest voolab evangelism nagu lihtsalt üle loomulikult välja. Sa oled täis Jumala armastust ja sa vaalad seda välja. Kui su isiklik osadus on lappes, sa ära jaga evangeeliumi ka, sest et sa lihtsalt nagu petad ennast ja petad teisi natukene. Aga ongi lihtsalt nagu isiklik osadus, et kas sa tunned Jumalat intiimselt, kas sa tead teda, milline näeb välja su salajane paik. Ja kui see on korras ja sa tunned Jumala headust, siis lihtsalt nagu seista selle samal Jumala headusel ja öelda, et okei, Jeesus, olenemata, mis saab, ma lihtsalt tahan öelda, et jah, ma olen kristlane, jah, ma usun. Ja sa ei pea minema super ekstreemseks ja ütlema kõigepealt, sa läheb põrgusse ja siis tegema päästepalve ja siis raiuma natuke veel evangeeliumit ja siis olema, et yes, ma võitsin. Vaid lihtsalt vahepeal piisabki eriti sõpradele või lähedastele sellest, kui sa ütled, hei, Jeesus armastab sind ja mis iganes sul on vaja, ma olen siin su jaoks. Ja lihtsalt juba see, kui sa hakkad muutma enda kõnepruuki ja hoiakut, on nagu vahel nii piisavalt evangeliseerida. Aga siin ei tohi laskuda sellesse kohta, et vahepeal on siuke loll ütlus, et jagame evangeeliumi ja kui vaja, siis kasutame sõnu nagu. Täielik idiootsus, et evangeelium ikkagist nagu, kui jagada Jeesusest, siis ikkagist rääkida temast ja julgelt. Ja. Ma usun ka, et meid on kutsutud nii, nagu piiblivalge me saame lugeda valguseks ja soolaks siin maal. Ja see, kuidas sina kehastad seda nii valguseks olemist kui ka soolaks olemist nendes olukordades, et minna ka nende keskele, kes on nagu täiesti teises äärmuses, on nimetlusväärne, Stefan. Ma tahan lihtsalt julgustada nagu sind. Ja siin saate lõpu osas me tahame alati tulla palveosaduse juurde. Selle juurde, et julgustada neid, kes on meid kuulamas, vaatamas ja ma arvan, et ma tunnen, et see oleks just kui patt, kui ma ei laseks sulle õnnistada ja palvetada meie eest. Et me usume seda, et see võidmine on nende peal, kes on meie külalised. Me usume seda, et Jumala vägi saab ilmsiks ja me usume ka seda, et tõesti nende palvete läbi inimeste elust saavad muudetud. Me oleme kuulnud tunnistusi sellest. Ja ma arvan, et see on see, kuhu me tahaksime tulla ka siin nüüd saate lõpu osas. Kas oleksid nii hea ja juhiksid meid selles palveosases julgustamaks meid, juhtimaks neid ja lihtsalt tegemaks seda, mida Pühavaim sulle südamele paneb? Jah, absoluutselt, hea meelega. Ja Jeesus, me lihtsalt täname sind. Me lihtsalt tahame tõsta sinu nime kirjaks. Sa oled nii püha ja sa oled nii auline, Jeesus. Me lihtsalt kiidame ja me ülistame sind. Jeesus, ja sina rohkem kui keegi teine näed iga inimese südant, sina näed seda igatsust ja janu. Ja Jumal, ma tänan, et sa lihtsalt hakkad avama enda sõna ja sa hakkad avama enda ligiolu salajases paigas, Jumal. Ja sa hakkad ilmutama oma armastust. Ja Jumal, ma tänan, et sellest kohast võib lihtsalt ülevoolevalt välja tulla lihtsalt evangelismi sinust rääkimine, Jeesus. Ja Jumal, ma tänan, et sa hävitad ära inimhirmu ja sa lihtsalt tood esile lihtsalt sügavama janu ja nälja sinu järgi ja seista sinu sõna peal olenemata, mis, Jeesus. Ja Jumal, ma tõesti õnnistan igat kuulajat ja palun, Jeesus, et su käsi võiks langeda nende peale, et nad võiksid näha, Jeesus, lihtsalt veel sügavamat ilmutust sellest, mida sina oled risti peal teinud. Et see muudaks neid ja markeeriks ka teisi inimesi nende ümber. Lihtsalt puhtalt sellest, kui inimesed astuvad ruumi, Jumal, ma tänan, et atmosfäärid võivad muutuda, keskkonnad võivad muutuda, Jeesus. Ja lihtsalt su vaim võib voolata läbi iga inimese, Jumal, kes lihtsalt vähegi igatseb. Ja. Tänu, Jeesus. Aamen. Amen. Ja üks süke asi ka, et nagu vahel on nagu lihtsalt piisab sellest, et kui me jõuame tõesti nagu ise enda lõppu, et oleme nagu, et okei, Jeesus, ma ei jaksa rohkem, siis minu jaoks on olnud paari sükest hetki, kus ma olen nagu, et okei, Jeesus, ma ei jaksa sellega rohkem tegeleda või nagu see teema. Ma lihtsalt olen pannud põled enda toas maha ja olnud, et Jeesus, lihtsalt võta see üle ja ma lihtsalt olen suht põikpäine vend ka. Ja siis mul on olnud hetki, kus ma olen, okei, Jeesus, ma ei lähe enne ära, kuni nagu ma lihtsalt nagu sa võtad selle ära mu käest või ma saan selle üle anda. Ja siis see on olnud eriline, kuidas Pühavaim tuleb ja langeb ja nagu teeb midagi mu sees nii erilist. Ja siis ma saan nagu enda ruumist välja minna täiesti teiselt, nagu teistsuguse inimesena. Seega, kui siin on inimesi, kes on ka nagu mõtlevad, kuidas seda saada, siis Jumal kuuleb sind väga palju samamoodi, kui ta kuuleb kõiki teisi metsikuid inimesi siin maailmas. Ja kui sa lihtsalt paned enda põllud maha ja et Jeesus, ma vajan sind, tule ja muuda mind, siis ta tuleb ja teeb seda, sest ta ei lükka mitte kedagi tagasi. Ja. Aitäh sulle, Stefan. Ja, aitäh sulle. Aitäh sulle, et sa oled tulnud jaganud, aitäh, et sa oled tulnud ja julgustanud. Aitäh, et sa oled valguseks ja soolaks oma elu ka siin maailmas, siin Eestimaal. Ja, aitäh sulle, Karl, et sa kutsusid. Nii suur rõõm oli jagada ja päriselt nii suur vabadus oli jagada neid lugusid. Tänu Jumalale. Ja aitäh ka teile, kes te olete meid kuulanud ja jälginud.
taaskord üleskutse. Kui sa soovid Stefanit toetada, siis selleks see väike ajaaken on peale seda, et kui see saade on välja tulnud. Kirjuta meile, kirjuta Stefanile endale, tema sotsiaalmeedias või kus iganes. Ja me tahame lihtsalt üleskutse teha, et toetame seda, et inimeste elud saaksid päriselt muudetud. Rohkelt julgustust, rohkelt rahu teile kõigile. Peatse kohtumiseni. Hea vaataja, lõppenud saade on sündinud TV7 ja Nõmme meeste hommiku koostöös. Kui tunned, et kuuldud lugu sind kõnetas ning sooviksid leida kontakte teiste meestega, siis rohkem infot leiad veebilehelt meestehommik.ee. Saated sünnivad vaid annetajate toel. Selleks, et need lood jõuaksid veelgi rohkemate inimesteni üle Eestimaa, saad anda oma panuse ekraanil kuvatud võimalusi kasutades. Oleme südamest tänulikud iga toetaja eest.